Ma tean, et sa saad sellest alles nüüd teada. Neile, kes ei tea, tema oli viimane Pärsia kuningas. Ta oli juht, kes tõi Iraani moderniseerimise, kiire arengu ja tohutu rikkuse. Aga hoolimata kogu oma võimust tuli päev, mil miljonid inimesed tulid tänavatele, et ta kukutada. Aga miks? Kuidas ja miks ebaõnnestus kuningas, kellel oli raha, tugev sõjavägi ja mõnede maailma kõige võimsamate riikide toetus? Ja kuidas lõppes ka üle 2000 aasta kestnud monarhia Pärsias? Selles videos käsitleme üksikasjalikult Muhammad Reza Pahlavi lugu. Tema oli Iraani viimane šah. Ja räägime siin ka revolutsioonist, mis toimus tol ajal ja muutis riigi ajalugu igaveseks. Aga enne kui alustame arutelu, palun anna mulle üks like ja telli ka Arvin Polo TV. See on meile, sisuloojatele, väga suureks abiks, nii et alustame juba. 1970 aastate lõpus tundus Iraan paljude inimeste silmis endiselt stabiilne. Ta oli endiselt võimul, tal oli sõjavägi oma kontrolli all, ta kontrollis valitsust ja teda toetasid mõned mõjukad lääneriigid. Kuid kõige selle taga kasvas paljude iraanlaste viha tasapisi. Üks sündmustest, mis inimeste viha veelgi suurendas, juhtus 1978 aasta jaanuaris. Ajalehes ilmus artikkel, kus kritiseeriti üht tuntud usuliidrit, kuid selle asemel, et inimesed usuksid ilmunud artikleid, said nad valitsuse peale veelgi vihasemaks. Selle tõttu algasid protestid ja see oli üks esimesi samme Iraani revolutsiooni suunas. Aga selleks, et mõista, miks see juhtus, peame kõigepealt vaatama, kust Iraani valitsenud perekond pärines. See lugu ei alanud Muhammad Reza Pahlaviga. See sai alguse tema isast Reza Shah Pahlavist. Muhammad Reza Pahlavi sündis Teheranis oktoobris 1919. Ta kasvas üles ajal, mil Iraanis valitses segadus. Riigil oli palju probleeme, valitsus oli nõrk ja Iraani mõjutasid sageli selle ümber olevad võimsad riigid. Tema isa, Reza Khan, ei sündinud kuningana. Ta oli lihtsalt sõdur, kes tõusis järk-järgult sõjaväeridades. Juba noorena astus ta sõjaväeteenistusse ja hiljem sai temast üks riigi kõige austatumaid ohvitsere. Kui tema mõjuvõim kasvas, nägi ta üha enam kehtiva valitsuse nõrkusi. Sel ajal valitses Iraani veel Qadžaaride dünastia, perekond, kes oli riiki juhtinud juba üle sajandi. Kuigi Iraan jäi iseseisvaks, oli välisriikide mõju seal väga suur. Põhjas oli Venemaa, lõunas oli Suurbritannia, kellel oli piirkonnas suured huvid kaubanduse ja hiljem ka nafta tõttu. 20. sajandi alguses avastati Iraanis suured naftavarud. Selle tõttu muutus riik veelgi olulisemaks rahvusvahelises poliitikas. Esimese maailmasõja ajal püüdis Iraan jääda neutraalseks, kuid oma asukoha tõttu sai sellest erinevate armeede läbikäigu ja operatsiooniala. See tõi riiki kaasa suuri segadusi. Samal ajal tabas Iraani aastatel 1917-1919 ka ränk näljahäda. Ajaloolaste sõnul suri miljoneid inimesi toidupuuduse, haiguste ja sõjamõjude tõttu. Lisaks sellele levis ka Hispaania gripp, mis muutis inimeste elu veelgi raskemaks. Paljud iraanlased kaotasid usalduse tollase valitsuse vastu. Nende jaoks ei suutnud Qadžaaride dünastia enam kriisi ajal riiki kaitsta. Selle tõttu korraldas Reza Khan koos mõne oma sõjaväekaaslasega 1921 aasta veebruaris sõjalise riigipöörde. Pärast riigipööret sai Reza Khanist kiiresti üks võimsamaid inimesi Iraanis. Esmalt sai temast kõige mõjukam. See oli tõeline võimupositsioon. Mõne aasta jooksul kasutas ta sõjaväge mässude mahasurumiseks ja valitsuse kontrolli tugevdamiseks kogu riigis. Kui tema võim kasvas, lõrgenes endine valitsev dünastia veelgi. Lõpuks 1925 aasta detsembris eemaldati Qahaari dünastia lõplikult võimult. Reza Khan kuulutati Iraani uueks šahiks ja ta rajas Pahlavi dünastia. Sellega algas Iraani ajaloo uus ajajärk. See oli ajajärk, mis oli täis moderniseerimist, suuri muutusi ja otsuseid, mis hiljem sillutasid teed ühele tähtsaimale revolutsioonile Lähis-Ida kaasaegses ajaloos. Siiski 1935 aastal tegi Reza Shah ühe suure muudatuse. Ta andis korralduse, et ametlikes vestlustes teiste riikidega ei tohi nende riiki enam nimetada Pärsiaks, vaid tuleb kasutada nime Iraan.
tavalise inimese jaoks tundub see lihtsalt nimevahetusena, kuid Reza Shahi jaoks oli sellel sügavam tähendus. Ta tahtis maailmale näidata, et Iraan ei ole lihtsalt vana impeerium ajalooõpikutes, vaid nüüdisaegne riik oma nime, suuna ja jõuga. Selle muutuse keskel kasvaski tasapisi üles Mohammad Reza Pahlavi. Juba lapsena oli tema roll selge. Ta oli kroonprints. See tähendab, et temast saab järgmine kuningas. Seetõttu ei olnud tema elu tavaline. Ta ei kasvanud üles nagu tavaline laps. Tema haridust jälgis tema isa väga rangelt. Talle õpetasid sõjaväeohvitserid, sest Reza jaoks ei pidanud tema poeg oskama ainult lugeda ja rääkida. Ta pidi oskama ka alluda, juhtida ja mõelda nagu sõdur. Kuid tema isa teadis ka, et ainult sõjaline väljaõppe ei ole piisav. Kui ta tahtis Iraani moderniseerida, pidi tema poeg nägema, kuidas Euroopa toimib. Seetõttu saadeti Mohammad Reza juba noorena Šveitsi õppima. Seal nägi ta teistsugust maailma. Kool oli paremini korraldatud, elu oli moodsam. Tema ümber oli lääne kultuurile lähedasem keskkond. Siin kujunes tema arusaam, et ka Iraan peab muutuma moodsaks. Aga samal ajal, kui ta Euroopas õppis, muutus maailm järjest pingelisemaks. Saksamaa natsid said võimsamaks, Itaalia mõjutas üha rohkem, Jaapan tugevnes Aasias. Ja 1939 aasta septembris puhkes teine maailmasõda. Alguses püüdis Iraan jääda neutraalseks. Reza ei tahtnud lihtsalt ühegi suure võimuga liituda, kuid on üks põhjus, miks maailm ei saa Iraani eirata ja see pole ainult nafta, sest Iraani asukoht on samuti väga oluline. Suurbritannia ja Nõukogude Liidu jaoks oli vaja kindlustada, et Iraan ei satuks Saksamaa mõju alla. Nad vajasid ka Iraani marsruuti, et saata varustust Nõukogude Liitu, kui see Saksamaaga võitles. Seetõttu ründasid Briti ja Nõukogude väed Iraani 1941 aasta augustis, riigi kaitse langes kiiresti ja liitlasriikide surve all oli Reza Shah sunnitud troonist loobuma. Tema asemele tuli tema poeg Mohammad Reza Mohammed. 1941 aasta septembris sai temast Iraani valitseja. Kuid isegi kui tema oli nüüd kuningas, ei tähendanud see, et ta sai vabalt otsuseid teha. Ta oli veel noor, tal ei olnud veel tugevat isiklikku võimubaasi ja Iraan ise oli sõja ajal okupeerinud riikide mõju all. Lihtsalt öeldes, tal oli kroon, kuid tema võim polnud neil täielik. Teise maailmasõja jätkudes muutus Iraan liitlasvägede plaanides oluliseks. Siit läksid läbi olulised varustussaadetised. Siin toimus ka 1943 aastal Teherani konverents, kus kohtusid 3 suurt liitlasriikide juhti, Roosevelt, Churchill ja Stalin. Aga iraanlaste jaoks oli sõnum selge. Nende enda riigist oli saanud paik, kus suured võimud arutasid maailma saatust. Ja nende enda roll oli peaaegu stseeni äärel. Siin kujunes järk-järgult välja Mohammad Reza Pahlavi mõttemaailm. Ta nägi, kuidas suured riigid Iraani kohtlevad. Ta nägi ka, kui nõrk on kuningas, kui tal puudub kindel kontroll sõjaväe, valitsuse ja majanduse üle. Seetõttu püüab ta järgmistel aastatel, olles noorena olnud vaid võimu sümbol, saada tõeliselt võimsaks. Kuid viis, kuidas ta oma juhtimist tugevdas, saab ka põhjuseks, miks paljud iraanlased hakkavad tema vastu järk-järgult usaldust kaotama. Nüüd jätkame. Pärast teist maailmasõda hakkas Iraanis võimu tasakaal muutuma. Aastaid oli Mohammad Reza Pahlavi tegevus piiratud. Ta oli kuningas vaid nime poolest. Kuid paljusid olulisi otsuseid mõjutasid endiselt välisriigid ja riigi mõjukad poliitikud. Kuid kui sõda Euroopas 1945 aastal lõppes, avanes Mohammad Reza Pahlavil võimalus oma positsiooni tugevdada. Üks tollaseid suurimaid probleeme oli Nõukogude vägede kohalolek mõnes Põhja-Iraani piirkonnas. Ajaloolaste sõnul lahkusid Nõukogude sõdurid aeglaselt, isegi kui sõda oli juba läbi. Selle tõttu kasvasid pinged Iraani ja Nõukogude Liidu vahel. Suureks probleemiks sai ka Aserbaidžaani lähedal asuv piirkond, kus mõned rühmitused soovisid suuremat autonoomiat Iraani keskvalitsusest. Selle kriisi keskel hakkas ta järk-järgult oma mõju taastama. Kui teiste poliitikute võim nõrgenes, tugevnes tema kontroll valitsuse üle. 1940. aastate lõpuks ei olnud ta enam lihtsalt monarhia sümbol. Ta sai järk-järgult Iraani tegelikuks võimukeskuseks. Nende poliitiliste muutustega kaasnesid ka muutused tema isiklikus elus.
kuningana oli tema jaoks väga oluline, et tal oleks troonipärija. Seetõttu ei olnud tema abielude põhjuseks ainult armastus. Suurt rolli mängisid siin ka poliitika ja dünastia tulevik. Tema esimene naine oli printsess Fosia Egiptusest, Egiptuse kuningliku perekonna liige. Paljude inimeste jaoks tol ajal oli see noore Pahlavi dünastia jaoks suur saavutus, sest nad said sideme ühe piirkonna kõige austatuma kuningliku perekonnaga. Neil sündis tütar, kuid nende abielu ei olnud õnnelik. Hiljem läksid nad lahku ja lõpuks lahutasid. Pärast seda abiellus ta uuesti, kuid ka teine abielu ei kestnud kaua, sest neil ei sündinud lapsi. Lõpuks abiellus ta Farah Faradibaga 1950ndate lõpus. Seekord said nad 4 last, sealhulgas 2 poega, keda peetakse dünastia pärijateks. Kui ta oma isiklikku elu korrastas, puhkes kogu riigis suurem probleem. Ja see probleem oli nafta. Kui on üks asi, mis muutis Iraani ajalugu 20. sajandil, siis see oli kontroll riigi tohutute naftavarude üle. Paljud iraanlased usuvad, et välisettevõtted saavad liiga palju kasu, samal ajal kui Iraanile endale ei jää piisavalt. Selle tõttu tugevnes üleskutse, et riik peaks oma loodusvarade üle rohkem kontrolli omama. 1951 aastal toimus suur muutus. Muhammad Mossadeghi, populaarne poliitik, sai peaministriks. Üks tema kõige olulisemaid samme oli soov viia naftatööstus Iraani kontrolli alla. Paljude iraanlaste jaoks oli see vabaduse ja rahvusliku väärikuse sümbol, kuid Suurbritannia jaoks oli see nende huvidele suur oht. Konflikt süvenes kiiresti. See ei olnud enam ainult äriküsimus, sellest sai osa üha teravneva külmasõja vastasseisust Lääne ja Nõukogude Liidu vahel. Sel ajal kartsid paljud lääne juhid, et Iraan võib sattuda kommunismi mõju alla, kui selle valitsus jääb nõrgaks. 1953. Aastaks puhkes kriis, mis muutis täielikult riigi suunda. Aastate pärast avaldatud dokumentide, sealhulgas lääne luureagentuuride andmete kohaselt oli väljastpoolt toetatud operatsioon, mis kukutas Mossadeghi võimult. Keset segadust lahkus ta ajutiselt Iraanist. Paljud arvasid, et tema valitsemine on lõppenud, kuid nii see ei läinud. Pärast 1953 aasta sündmusi naasis ta Iraani. Ja naastes oli tema võim tugevam kui kunagi varem. Tal oli rohkem kontrolli sõjaväe üle, rohkem kontrolli valitsuse üle ning ta oli rohkem valmis suruma läbi oma enda plaani Iraani muutmiseks. Kuid samal ajal, kui tema võim kasvas, hakkasid tasapisi kujunema jõud, mis ühel päeval tema juhtimist kahtluse alla seavad. 1950. aastate keskpaigaks näis, et ta oli oma võimu tipul. Muhammad Reza Pahlavi oli nüüd positsioonil, kus ta oli oma peamised poliitilised vastased alistanud. Teda toetas sõjavägi ja kuna Iraani tähtsus külma sõja ajal oli suur, sai ta toetust ka mitmetelt lääneriikidelt. Kuid oli üks probleem, mis ei kadunud kunagi. Kuidas saaks juhtida nii suurt, keerulist ja erinevate rahvastega riiki? Iraan ei koosne ainult ühest kultuurist. Seal on erinevaid etnilisi gruppe, erinevaid keeli, erinevaid uskumusi ja kohalikke traditsioone. Mõnes piirkonnas on kohalike juhtide mõjuvõim mõnikord isegi suurem kui keskvalitsusel. Tema jaoks on see oht riigi ühtsusele. Seetõttu, mida tugevamaks tema võim muutus, seda rohkem karmistas ta ühiskonna üle kontrolli. Valitsus muutus järk-järgult rangemaks. Järelevalvet oli rohkem. Kriitikutele kehtestati rohkem piiranguid, riik jälgis rohkem inimesi. 1950ndate lõpus asutati Sabah. See on Iraani peamine luure- ja julgeolekuorganisatsioon. Selle ametlik eesmärk on kaitsta riiki Iraani sise- ja välisohtude eest. Kuid aja jooksul sai sellest ka hirmusümbol paljudele kodanikele. Erinevate ajalooliste allikate ja uuringute kohaselt on paljud valitsuse kriitikud arreteeritud, uurimisele võetud ning mõnel juhul kogenud karmit kohtlemist vahi all olles. Selle tõttu kasvas avalikkuse hirm riigi võimu ees. Kuid koos selle karmistamisega on veel üks osa loost, mis sageli jääb tähelepanuta. Samal ajal, kui ta tugevdas oma kontrolli, püüdis ta ka Iraani muuta viisil, mida varem polnud kogetud. 1963. Aastal käivitas ta programmi, mida nimetati valgeks revolutsiooniks. Hoolimata selle nimest ei olnud see relvastatud revolutsioon. See oli ulatuslik plaan Iraani majanduse, hariduse ja ühiskonna muutmiseks. Selle eesmärk oli lihtne.
muuta riik kaasaegsemaks. Üks suurimaid samme oli maareform. Paljusid suuri maid kontrollisid tol ajal rikkad perekonnad ja mõjukad rühmitused. Uue programmi raames jagati suur osa neist maadest rohkematele talunikele. Samaaegselt kasutas valitsus ka suuri naftatulusid uute projektide rahastamiseks. Ehitati rohkem koole, rajati rohkem teid, rohkematele kogukondadele pakuti põhiteenuseid. Suur osa vahenditest eraldati ka hariduse laiendamiseks. Aastate möödudes suurenes kirjaoskajate arv, rohkem noori pääses kooli. Riigis tekkis ka rohkem spetsialiste ja see polnud veel kõik. Laiendati ka juurdepääsu tervishoiule. Käivitati programmid, mis tõid meditsiiniteenuse piirkondadesse, kuhu varem sattusid arstid ja õed harva. Toimusid ka muudatused naiste õigustes. 60ndatel said naised õiguse hääletada riiklikel valimistel. Paljude iraanlaste jaoks oli see suur samm moderniseerumise suunas, kuid mitte kõik ei olnud rahul. Siin hakkas kujunema üks sügavaimaid lõhesid Iraani kaasaegses ajaloos. Kui mõned nägid valget revolutsiooni kui teed arengule, siis teised pidasid seda eemaldumiseks riigi traditsioonidest ja usulisest identiteedist. Konservatiivsete usujuhide jaoks olid need muudatused liiga kiired. Nad tundsid, et religiooni mõju ühiskonnas väheneb järk-järgult ja kui see pingeline olukord süvenes, hakkas kogu Iraanis tuntust koguma üks usuline juht. Inimene, kellest saab suurim väljakutse šahi võimule. Tema nimi on Ayatollah Ruhollah Khomeini ja järgmistel aastatel põrkuvad need kaks vaadet, moderniseerimine versus konservatiivne religioon, muudavad Iraani saatust igaveseks. Kui Iraani majandus 1960 ja 1970 aastatel tugevnes, kasvas samal ajal ka üks probleem. See ei olnud seotud rahaga, see ei olnud seotud ka naftaga, see puudutas riigi suunda. Paljud iraanlased olid White Revolutioni toodud muudatuste üle rõõmsad. Rohkem oole, rohkem töökohti, parem infrastruktuur, rohkem inimesi jõudis keskklassi, kuid mitte kõik ei olnud nende muudatustega nõus. Oli rühmi, kes uskusid, et Iraan liigub liiga kiiresti eemale traditsioonidest, mis on nende ühiskonna kaua olnud osa. Ja selle vastuseisu keskel tõusis eriti esile üks usuline juht, Ayatollah Ruhollah Khomeini. Kui valge revolutsioon algas 1963 aastal, oli tema üks programmi kõige tugevamaid kriitikuid. Ta pidas kõnesid erinevates kohtades. Ta seadis korduvalt kahtluse alla valitsuse suuna. Tema jaoks polnud see ainult poliitiline küsimus, see oli ka usu ja Iraani identiteedi küsimus. Aja jooksul kuulas teda üha rohkem inimesi. Tuntud usujuhist sai temast rahvuslik tegelane. Pingestus kasvas veelgi, kui ta pidas 1963 aastal tulise kõne, kus ta kritiseeris otse teda. Valitsuse jaoks ületas see juba lihtsa opositsiooni piiri. Nad nägid seda kui tõsist väljakutset riigi autoriteedile. Mõni päev pärast kõnet arreteeriti Khomeini. See põhjustas suuri proteste üle kogu riigi. Demonstrantide ja julgeolekujõudude vahel toimusid kokkupõrked. Paljud inimesed said rahutustes vigastada ja hukkusid. Kuigi ta vabastati hiljem, ei lakanud tema kriitika. Ta jätkas valitsuse ja politsei vastu sõnavõtmist. Selle tõttu arreteeriti ta uuesti ja saadeti hiljem Iraanist välja. Esmalt viidi ta Türki. Seejärel kolis ta Iraaki. Seal jätkas ta aastaid oma kampaaniat valitsuse vastu. Kuigi ta ei viibinud Iraanis, levisid tema sõnumid endiselt. Ja samal ajal, kui tema mõju kasvas, toimus riigis veel üks asi. Majandus kasvas väga kiiresti. Paljudes aspektides oli see Iraani kaasaegse ajaloo kiireim arenguperiood. Naftatulud andsid sellele suure panuse, eriti pärast 1970ndate naftakriisi, kui nafta hind maailmaturul järsult tõusis. Aga oluline on mõista ühte asja. Mitte kõik riigid, kellel on naftat, ei saa automaatselt rikkaks. Paljudel on loodusvarad, kuid nad ei oska neid õigesti kasutada. Tollal Iraani puhul kasutati suur osa naftatuludest erinevate tööstusharude laiendamiseks. Nad ei lootnud ainult naftasektorile. Kasvas ka tööstustoodangu tootmine. Tööstuskaubad, naftakeemia, tsement, tekstiil ja põllumajandustooted. Selle tulemusena tekkis rohkem töökohti, linnad kasvasid, rohkem inimesi sai endale lubada maja, autot ja kaasaegseid seadmeid. Suuremates linnades hakkas kujunema uus elustiil.
rohkem noori sai võimaluse õppida, rohkem inimesi sai vaadata lääne filme, rohkem inimesi tõmbas kaasaegne kultuur. Kuid samal ajal, kui mõned näevad arengut, tunnevad teised, et riigi endine identiteet kaob ja siin süvenes ühiskonnalõhe veelgi. Tundus, nagu tekiksid kaks Iraani. Üks pool tahtis jätkata moderniseerimist, teine pool aga soovis kaitsta traditsioonilist ja religioosset eluviisi. Samal ajal kui majandus tugevnes, kasvas ka tema enesekindlus oma juhtimises. Ta nägi end üha enam uue Iraani peamise sümbolina. Järgmistel aastatel sai ta endale rohkem ja suurejoonelisemaid tiitleid. Ta korraldas ka suuri tseremooniaid, et näidata Iraani võimu ja ajalugu kogu maailmale. Üks tuntumaid näiteid sellest oli suur pidustus 1971 aastal, et meenutada ja austada Pärsia impeeriumi iidset pärandit. Sellel osalesid paljud juhid ja külalised erinevatest riikidest. Tema toetajate jaoks oli see Iraani jõu ja prestiiži sümbol, kuid tema vastaste jaoks. Pero para sa kanyang mga kritiko, lõhed ühiskonnas süvenesid ja samal ajal kui Mohammad Reza Pahlavi oli hõivatud Iraani uue kuvandi näitamisega maailmale, kujunes riigi sees vaikselt välja veel üks võitlus. See oli võitlus, mida ei saanud lahendada raha, uute hoonete ega ka naftaga. 1970-ndatel tundus, et Mohammad Reza Pahlavi oli oma võimu tipul. Iraan teenis naftast suurt tulu. Sõjavägi oli tugev. Ta oli lähedane Ameerika Ühendriikide, Suurbritannia ja Prantsusmaaga. Paljude riikide silmis oli Iraan üks lääne tähtsamaid liitlasi Lähis-Idas. Aga Iraanis endas toimus midagi muud. Kui valitsus muutus jõukamaks, tundsid paljud tavalised inimesed, et riigi areng ei ole õiglane. Mõned inimesed said liiga palju kasu, kuid paljud jäid kõrvale. 1973 aastal suurenes Iraani raha veelgi, kuna nafta hind tõusis kogu maailmas. Selle tõttu suurenes Shahi eelarve veelgi. Ta rahastas rohkem projekte, ta ostis ka rohkem relvi ja sõjaväevarustust. Shah soovis teha Iraanist piirkondliku suurvõimu. See tähendab, et ta tahtis, et Iraan oleks üks tugevamaid riiki oma ümbruses. Aga samal ajal, kui raha suurenes, kasvas ikka probleemid. On olemas aruandeid ja uuringuid, mis ütlevad, et korruptsioon kuningliku perekonna, lähedaste ametnike ja palee rikaste liitlaste ümber muutus väga tõsiseks. Tavalise inimese jaoks on toimuv üsna selge. Riik rikastub, kuid mitte kõik ei saa sellest võrdselt kasu. Samal ajal tõusid ka kaupade hinnad, majandusse tuli rohkem raha, kuid kontroll ei olnud piisavalt hea. Seetõttu oli paljudel inimestel endiselt raske igapäevaste kuludega toime tulla. See ongi lihtsalt nii. Majja tuli suur summa raha, kuid kui ainult vähesed inimesed seda haldavad ja kasutamine ei ole korralik, ei tähenda see, et kõigi elu kohe paremaks muutub. Just nii tundsid end tol ajal paljud iraanlased. Riik on rikas, kuid paljud inimesed on endiselt vihased. Ja mida rohkem rahva rahulolematus kasvas, seda enam karmistas ta poliitikat. 1975 aastal lubas ta Iraanis tegutseda ainult ühel seaduslikul parteil. See oli Rastakise partei. Lihtsalt öeldes, kui sa tahtsid ametlikus poliitikas osaleda, pidid sa sellesse parteisse astuma. Tema jaoks oli see viis riigi ühendamiseks. Aga paljude kriitikute jaoks oli see selge märk, et ta ei tahtnud enam tõelisi poliitilisi vastaseid. Selle tõttu ühinesid erinevad rühmad tema vastu veelgi tugevamalt. Nende uskumused ei olnud ühesugused. Oli usulisi konservatiive, oli tuudengeid, oli vasakpoolseid, oli liberaale, oli tavalisi töölisi, kuid paljudel neist oli üks ja sama etteheide. Tema kontroll oli liiga suur, hirm oli liiga suur ja pale oli inimeste tegelikust elust liiga kaugel. Väljaspool riiki muutus ajatolla Khomeini nimi järjest tuntumaks. Isegi kui ta oli pagenduses, jõudsid tema sõnumid ikkagi Iraani. Tema jutlusi ja salvestisi levitati käest kätte. Tal oli toetajaid, kes levitasid salaja tema sõnu. Järk-järgult sai temast vastupanu sümbol. 1978 aasta jaanuaris ilmus ajalehes ettelaat artikkel, mis sütitas veelgi suurema tule. Selles kritiseeriti Khomeinit ja tema toetajaid. Valitsuse jaoks oli see võib-olla viis tema mõjuvõimu nõrgendamiseks. Kuid juhtus vastupidine. See vihastas veelgi rohkem inimesi. Toimusid protestid, kokkupõrgetes hukkus inimesi. Šiid islami traditsioonis on väga oluline mälestada hukkunuid 40 päeva pärast nende surma. Seetõttu kordus see tsükkel ikka ja jälle. Toimusid protestid, inimesed said vigastada ja hukkusid.
40 päeva pärast toimus uus protest ja taas kasvas viha. 1978. aasta augustis toimus revolutsiooni ajal üks kõige süngeimaid juhtumeid. Abadani linnas süüdati põlema kinohoone. 100 inimesed hukkusid. Kuni tänaseni on kogu juhtumi üksikasjad ja süüdlased endiselt vaidlusalused. Aga tol ajal uskusid paljud, et režiim oli sellega seotud. See suurendas veelgi viha valitsuse vastu. Kui protestid laienesid, püüdis Shah teha mõningaid muudatusi. Ta likvideeris Rastakise partei. Ta üritas näidata, et on valmis poliitikas järeleandmisi tegema, kuid oli juba liiga hilja. Viha oli juba liiga suur. Liiga paljud inimesed ei usaldanud teda enam ja liikumine tema vastu oli juba liiga laialdane. 1978 aasta lõpus tulid miljonid inimesed tänavatele. See polnud enam ühe grupi lihtne protest, sellest oli saanud laiaulatuslik ülestõus ühiskonna erinevatest kihtidest. Seal oli usuline juht, tudeng, töölisi, ärimehi ja tavalisi peresid. Nende põhjused olid erinevad, kuid enamik tahtis üht ja sama. Shahi valitsemine peab lõppema. Samal ajal, kui see kõik toimub, muutub Shahi meel üha segasemaks. On teateid, et ta kahtlustab isegi mõningaid välisdiplomaate, et nad võivad proteste toetada. Ta ei tea enam, kes on tõeline liitlane ja kes vaenlane. Ja kui mõned sõjaväejuhid hakkasid opositsiooniga rääkima, sai selgeks, et tema võimu alus hakkab nõrgenema. 1979 aasta jaanuaris lahkus Shah Iraanist. Ametlik seletus oli, et ta peab puhkama ja ravile minema. Aga paljude jaoks oli asi selge. Ta lahkus, sest tema režiim oli kokku varisemas. Mõne nädala pärast naasis ajatollah Khomeini Iraani pärast pikki pagulusaastaid ning teda tervitas tohutu rahva hulk. Ja sealt alates muutus riigi suund täielikult. Iraan, mida šiid kunagi unistasid muuta moodsaks, võimsaks ja läänele lähedaseks, astus uude ajajärku. See ei olnud enam monarhia. Sellest sai järk-järgult islamivabariik. Ja siin peitubki šiitide languse suurim õppetund. Pole piisav, kui riik lihtsalt rikastub. Pole piisav, kui sul on tugev sõjavägi. Pole piisav, kui sul on suurte riikide toetus. Kui sinu enda rahvas on kaotanud usalduse sinu vastu. Ükskõik kui suur su paleega poleks, rahva viha suudab selle ikkagi kõigutada. Kui Shah Mohammad Reza Pahlavi lahkus Iraanist 1979 aasta jaanuaris, ei kaotanud ta ainult võimu. Tal oli ka tõsine haigus. Aruannete kohaselt oli tal juba mitu aastat leukeemia, mis on teatud tüüpi verevähk ning tema seisund halvenes kiiresti. Selle asemel, et kohe kuskil ravile minna, reisis ta esmalt erinevatesse riikidesse. Ta külastas selliseid riike nagu Egiptus, Maroko, Mehhiko ja Panama. Lõpuks lubati tal siseneda Ameerika Ühendriikidesse raviks, kuid põhjalikul läbivaatusel selgus, et tema seisund oli juba väga tõsine. 1980 aasta juulis suri ta Kairos Egiptuses 60-aastaselt. Ta maeti sinna, sest ta ei saanud enam Iraani tagasi pöörduda. Samal ajal muutus riigi suund täielikult. Pärast Iraani revolutsiooni halvenesid Iraani ja Ameerika Ühendriikide suhted. See halvenes veelgi pärast pantvangikriisi Ameerika saatkonnas Teheranis 1979 aastal. Sellest ajast alates on need kaks riiki olnud vaenlased juba aastakümneid. Järgnes ka verine Iraani-Iraagi sõda aastatel 1980 kuni 1988. Pärast ajatollah Khomeini surma 1989 aastal sai ajatollah Ali Khamenei Iraani uueks kõrgeimaks juhiks. Siiani seisab Iraan silmitsi protestide, sanktsioonide ja pingetega teiste riikidega. Seetõttu on inimeste arvamus tema kohta siiani jagunenud. Mõne jaoks oli ta juht, kes tõi kiire arengu, moderniseerimise, rohkem koole ja tugevama majanduse. Teiste jaoks oli ta korruptsiooni, vabaduse piiramise ja ülemäära tsentraliseeritud võimu sümbol. Ja võib-olla on mõlemal poolel oma iva, sest Mohammad Reza Pahlavi ajalugu ei ole lihtne lugu heast ja kurjast. See on lugu juhist, kes soovis oma riiki moderniseerida, kuid selle protsessi käigus kaotas ta järk-järgult suure osa oma enda rahva usalduse. Ja see sai alguseks ühele suurimale muutusele Iraani kaasaegses ajaloos.